tere, mina olen Mariann ja see on Kobakäpa raamat, mis räägib ebaõnnestumise headusest ja teadusest. Ma kirjutasin selle lastele ja lapsevanematele ja tegelikult ka kõigile teistele täiskasvanutele, sest vigade tegemine on midagi sellist, mida justkui peetakse halvaks. Aga tegelikult on see väga loomulik ja ka oluline osa meie elust ja arengust ja õppimistest, sest tegelikult just tänu vigade tegemisele õpime me rohkem kui siis, kui meil kõik asjad õnnestuvad. Ja õnnestumisteni me läbi vigade tegemise üldse jõuamegi. Olen siia raamatusse kokku kogunud enda kobakäpalood, sest ma olen teatavasti meister kobakäpp, ja samuti ka oma sõprade naljakad lood. Ja need on toredasti pildikeelde pannud Okeiko. Ning lisaks vahvatele lugudele on siin ka tarkuseterad, nagu näiteks suurim viga, mida elus teha saad, on pidev hirm, et teed vea, on öeldud Herbert Hubbard. Üks näide tarkusterast. Näidake mulle inimest, kes pole kunagi eksinud, ja ma näitan teile kedagi, kes pole kunagi palju saavutanud, on öelnud näitleja Joan Collins. Ja üks teaduskilluke samuti. Ebaõnnestumine on teaduse kõige olulisem koostisosa, ütleb neurobioloog Stuart Firestein. Tema sõnul on ebaõnnestumine väärtus, mis viib meid tundmatuse portaali, mis tõukabki teadust edasi. Lisaks olen ma iga peatüki juurde pannud ka siia nippe lapsevanematele, kuidas aidata nii iseendal kui ka lapsel oma sisemise kobakäpaga sõbraks saada. Raamatuga on kaasas ka hea tuju kleepsud, mis sisaldavad erinevaid selliseid positiivseid ja tuju parandavaid sõnumeid, mida siis võid endale või oma lapsele mõnda nähtavasse kohta kleepida. Seda raamatut muide soovitavad ka eksperdid ja mitte ekspertkobakäpad nagu mina, vaid siis inimesed, kellest mina ise väga lugu pean. Näiteks vanemlusmentor ja koolitaja Tanel Jeppinen on mu raamatu kohta öelnud: see raamat aitab sul ja su lapsel vigadega sõbraks saada. Julgus proovida ja katsetada on lapsepõlve üks olulisemaid oskusi ning suurim kingitus lapsele on vanem, kes oskab seda teekonda toetada. Doktor Helena Lass on öelnud: oskus ebaõnnestumisi tänuga vastu võtta tähendab ühtlasi leebemat sisemist kriitikut ja vähem perfektsionismi. Ja ta ütleb, et see muide kaitseb ka ärevuse ja depressiooni eest ja nimetab seda raamatut üheks väga soojaks teoseks. Ning viimaks on raamatu läbi lugenud ja sellele oma hinnangu andnud ka Palvo Vernik, kes on Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liige. Tema ütleb nii: eksimine on arvatavasti kõige rohkem tähelepanuta jäänud inimeseks kasvamise osa. Julgen soovitada seda raamatut nii lugemislihtsuse kui teema olulisuse tõttu igas arenguetapis olevale inimesele. Nii et kui sa soovid oma sisemise kobakäpaga sõbraks saada, siis Kobakäpa raamat on just sulle. Aitäh, et vaatasid!